Magnetic MRO, kuldne võti. See on ettevõtte kuldne võti, hea küsimus ja võib-olla kõige lihtsam vastus oleks see, et me ei näe oma äris piire, et me ei ole Eesti ettevõte ega Balti ettevõte, vaid me võtame kogu tööstusharu endale ette oma kõige aujuhkusega, et kui siin keskmine ettevõte võib-olla on kammitsetud peakorteri piiridega, et sinule kuulub Baltimaa või Skandinaavia turg, siis meil seda ei ole ja me võtame ambitsioonikalt kogu maailma turu endale ette. Kuidas väike Eesti julgeb minna siis suurde maailma või kuidas te lähete, kuidas te leiate kliente? Julge hundi rinne rasvane, eks ta nii ole, et kuna me oleme niivõrd väike kübe kogu sellest tööstusharust, mis on $75 miljardit lennufirmad kulutavad, et lennuki tõus hoida, et meie oma käibega oleme seal 0,0%, siis ma võiks öelda, et see on täna veel me tegelikult lihtsalt korjame üles maast neid piltlikult öeldes kõige lihtsamaid võimalusi, et me tahaks öelda, et lihtne telefonikõne mõnele hädas olevale kliendile ja need võimalused avanevad, üks asi viib teiseni. Kuuldavasti sa võtad vastutust ka riigi eest. Ja tõepoolest, meil oli olukord, kus klient lendas lennuki esimest korda Eestisse ja mina olin õndsalt vastas kliendile, et Welcome to Estonia nii-öelda logo all, ja meil õnnestunud see piloot riiki saada, sest et tead erinevad põhjused, et piloodi meeskonna sertifikaat oli paberkandjal ja ta ei vastanud Euroopa Liidu nõuetele. Ja sellistel hetkedel tekib küll küsimus, et kelle ülesanne siis lõppude lõpuks on, et me justkui soovime maailma vallutada ja eksporti kasvatada, et kas see siis on nagu erasektori probleem või peaks ikkagi riik nagu võtma kokku ja uurima, et kuidas siis tegelikult see käib, et me võib-olla oleme liiga kohtkindlad Euroopa Liidus, me püüame nagu siin oma ärisid kasvatada, meie suund on võtta nagu globaalselt ka väljapool Euroopa Liitu ja me kohe komistasime selle otsa, kus siis piloot oli riiki, ta ei saanud siseneda ja meil tuligi panna nii-öelda piltlikult öeldes inimene pokri ja ma veetsin selle öö inimesega iseseisvalt, sest et ma olin temaga koos, sest mul oli piisavalt piinlik selle kliendi eest. Eesti riik peaks võtma julgust rohkem ja meie ettevõtlusministeerium peaks nagu reaalselt nagu välja astuma selle eest ja vaatama edukate riikide näitel, mida nad on teinud teistmoodi ja tihti me näemegi, et minnes mainstreamiga, sa oledki mainstream average ja average Joe, tehes midagi teistmoodi ja võttes julgeid samme ja julges ka võib-olla vastu astuda Euroopa Liidu direktiividele ja küsida, miks on nii, aga teeme teisiti, et sellest võib-olla peitub edu alus, et Iirimaa, Singapur, kes on täna lennunduse lipulaevad, või võttes lahti nende basic seadusandlus, need on hoopis teistmoodi kirjutatud ja kirja pandud, kui on võib-olla keskmisel Euroopa Liidu riigil ja ma arvan, et me võiksime seda järgi teha väikse riigina. Ja kuhu edasi? Kuhu edasi? No kui ma ennist mainisin, siis me oleme marginaalne osa, juuksekarv kogu sellest sektoridiagrammist, me oleme umbes 0,0% kogu lennundus MRO selle tööstusharu kulust, et ma arvan, et pole veel kuhugi jõudnudki, et raske rääkida edasi jõudmisest. Võib-olla meie mastaabis, siin Eesti mastaabis me oleme märkisemaarne ettevõtted üle 400 inimese ja meil on käimas ühe ettevõtte ostmine Euroopas, et peale seda oleks meil üle 500 inimese ja käive üle 100 miljoni. Millal siis tehing ära tuleb? Tehing tuleb, ma hoian pöialt ja me kõik hoiame pöialt, et see tuleb ära, et see on eraldi uudis kindlasti tuleb, et see ettevõtte ost, aga jah, et väga palju on veel saanud. Jääte ikka Eestisse nagu, ise nagu ära ei kavatse kolida, et... Ei, kindlasti, ütleme see, mis me siin näeme, see tootmine, need angaarid, et ega need ei kao kuhugi, neid ei saa selge võtta ära viia. See kindlasti jääb. Aga küsimus nagu pikas perspektiivis ja see tegelikult taganeb ka Eesti ettevõtluspoliitikale, et kas see kogu grupi käive konsolideeritakse Eestisse, mis on täna üle 100 miljoni, või Eestisse jääb ainult see angaarid täna toovad meil umbes koos teatavate üksustega umbes 25 miljonit, 100 miljonist. Et kas see grupi käive jääb Eestisse, see 25 jääb niikuinii, sellest pole küsimus. Angaare ka lähima 10-20 aasta jooksul, ma ei usu, et see kuskil kaob. Aga see grupi käive, ma usun, et selle Eestist minema liikumine sõltub väga palju ettevõtluspoliitikast. Et maksukeskkonnast ja nii edasi, ja siin jällegi, et riigil on palju teha. Et ütleme, 3-4 aasta jooksul me ei plaani liikuda, aga pikemas perspektiivis jah, me plaanime. Meil on täiesti selline plaan, et see peakorteri asukoht asub tõenäoliselt kuskil mujal.
et kas me saame midagi, kas riik saab ja kas me saame ka mina eestlasena saab midagi teha selleks, et see grupp ei konsolideeritaks mujale, jah, me saame teha. Aga selleks tuleb palju tööd ja vaeva näha.